Tere imelist pühapäeva otse siit Männiku rabalt. Me praegu jalutame siin, mis ette on mul ees ja oleme saanud päris palju häid pilte ja päris palju ilusaid pilte, nii et ilmselt ma panen pärast seda klippi neid pilte siia ja videoid ka. Lähme praegu vaatetorni juurde, et hakata sööma. Mis mis sulle öelda on? Tere! Oi! Oi! Nii et jah, siuksed on lood siinpool raba. Tere! Täna on esmaspäeva õhtu. Kell saab kohe 9 ja mina õpin keemiat. Nimetan oksiide ja teen nende nimetuste järgi valemeid. Veits raske on. Nimetamine mul tuleb päris okeilt välja. Valemide tegemine mitte veel. Ja nii on lood. Ja ega ma ei jõudnudki täna midagi filmida, nii et vaatame, mis saab homme. Nii, hello, meie siin... Ma ei plaaninud üldse seda filmida, aga kuna mul on YouTube video samal ajal käima nagu käsil, siis me mängime siin lihtsalt kuldvillakut, sest siin tegi ka ja me lihtsalt testime enda teadmisi. See on 4. klassi oma. See on 4. klassi oma. Ja ma käin 4. Ja lihtsalt praegu punkte -100 ja mul on 200. Nii, siin on teemad on siis matemaatika, loomad ja linnud, loodus, eesti keel ja inglise keel. Inglise keel 200. Tõlgi, minu lemmik on my favorite is. Mis on my favorite is? Mul läheb nulli. Nulli läheb. Nii, palun. Kuidas? Vali nüüd. Kas ka kõrvapukus ma ütles kastada? No võibi. Aga võtame eesti keele 200. Kes on raamatus Samueli võlupalli au? Meil oli see... On... Ei ole. Nii, mis on... Eva, kes on Samueli võlupalli autor? Andrus Kivirähk, pane. Ütle ilusti. Mis on Andrus Kivirähk? Kristiina Kass! -300. Muidu kes on? Ega ta asi ei ole. Nii, loodus 200, palun. Mõista, mis taim see on. Lapseeas kannavad rohelist rüüd, kasvades imemäel muudavad nüüd. Üleni mustaks neil muutub siis kuub, mustaks nad määrivad sinugi suu. Mis on päevalill või võilill? Mustikas, see ei ole taim! Ma olen -200 nüüd. Mina olen -300. Matemaatika. Meie liskiliku pindala kui liskiliku pikkus on 5 cm laius. Pindala või? Pindala, jah. Pindala on... Pindala... No? Ma ei taha minu viid üles minna. Sul just oli see teema. Oota, lisküliku pindala valem on... S võrdub. S võrdub... Oota teega. Nii, okei. Nii tee. Nii, tee A korda B järgi. Nii. 5 korda 8 siis. Ei tea palju 5 korda 8. 40. Nii. Mis on 40 ruutsentimeetrit? Noh! Tubli! Saad hakkama küll, noh. Loomad ja linnud 200, palun. Hobu metsas sabane seljas. Ja siis see on? Hobu metsas sabane seljas. See on...
on ka seda. Jaa. Kes on... Kits, kes on kits? Kes on orav? Mul peaks häbi olema praegu. Ma ütlen lihtsalt, et loodusõpetus geograafia ei ole mitte kunagi minu ained olnud. Mul on nendes alati hästi siuke kaugeks jäänud, et ma nagu ei saa aru neist. Ma ei tea, lihtsalt nagu ma ei mõista neid aineid. Ma ei tea. Aga päris huvitav on niimoodi katsutada. Kas on parem, kui ma niimoodi lasen või? Ei vist ei ole. Sette tule nüüd sinu kord. Ootame, kui Lisette tagasi tuleb. Ma vahetasin teie keerasin vahepeal kaamera ümber ja Lisette tuleb. I'm back. Nii, your turn. Vabandust. Inglise keel korrala. Palun. Palun. Telgi võimlemisklubi gimnastika tantsid Tallinnas eelmisel aastal. Sa pead tõlkima võimlemisklubi gimnastika tantsisid Tallinnas eelmisel aastal. Meil on tuli. Mis on training club gimnastika Dance. Dances in Tallinn last year. Nii. Mis on gymnastic danced in Tallinn last year? Kuidas me teeme? Sest sa ütlesid gymnastics valesti, sa ütlesid training club ja sa ütlesid dances, mitte dance. Aga muidu oli õige. Paneme pool. Ehk siis sa oled miinus 50. Ma olen miinus 400. Nii. Nii, mina võtan eesti keel 300, palun. Nimeta Eesti naaberriigid. Ülevalt alt. Soome, Läti, Leedu. Mis on Soome, Läti ja Leedu? Rootsi ja Venemaa. Ta võtab niimoodi. Lähed, Eesti on keskel. Okei, mis me teeme siis? 50. Jah, sest 2 on valesti, 2 on õigesti. Nii, your turn. Head on ära võetud. Matemaatika 300, palun. Leia ruudu ümbermõõt, kui ruudu ühe külje 12. Oota. 48 külje. Mis on 40? Mis on 48 külje? 6 sentimeetrit. Mis me teeme? 180. Teeme siis pool punkti. Okei. Ehk siis sa oled nullis. Minul 0. Minul 0. Sul on miinus 0. Nii, loodus 300, palun. Mõista, mis taim see on. Kogu suve seisab vees, jalad pähjamuda sees. Valgelt kuldselt lainel lesib, ehib jõe ja järve vesi. Ma arvan, et see on vesiroos. Mis on vesiroos? Yes! See on ebo. Must on mingi miinuspunkte loomad ja linnuk 300, palun. Tiivad on nokka, pole küüned on, jalgu pole. Pole ju loogiline. Nii. Mingi... See ei ole loogiline. Ma mõtlesin korra lendorava peale, aga tal on jalad. See ei ole ju loogiline. Andrus Kiire. Mis on? Kes on nahkhiir? Tal on ju jalad!
nii, sa oled -300. nii, inglise keel 400, palun. Ütle inglise keeles mitmuses majakesed. Homes. Mis on homes? Houses. Huts! Nuts. Mis on huts? Mis asi see huts on? Ma olen -250. 450 -450. Oi! Nii. Eesti keel 400, palun. Leia tähtede väärtus. Mis on A1 pluss? Mis on 1 pluss 12 pluss oota, ma teen enne neid ära. 1 pluss 12 on 13, 14 pluss 51 on 47 miinus 10 on 37, ehk siis 1 pluss 12 pluss 37 pluss 1. See ei ole loogiline. Mis on? Sest R ei ole ju 12 pluss A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, R. Ei oota, M, N, O, P, Q, R. No, miinuspunktid. Ma panin ka A-d, panin õigesti. Kus 1 A on? No see on, et noh, see on sama ju. Mis vahet sellel on? Nii, matemaatika 400, palun. Telgis viibis 50 jalga ja 25 pead. Mitu inimest telgis on? Nii lihtne ju. 25 inimest on telgis. Mis on 25? Inimest. 80 punkti. No. Loodus 400, palun. Mõista, mis taim see on. Talvel jänku teda kiusama kipub. Ole tasa sina. Oksi närib ja koort tal rikub. Välispuuks teda ei raiuta mitte. Masin teeb temast vabrikutikke. Mis asi on väärispuuks? Vabrikutikke või? Puus. Mis on kuusepuu? Ei ole. Ei pole. Vabrikutikke või? Mis on mänd? Mis on mänd? Mis on haavapuu? See ei ole loogiline. Selle... Äkki ma löön plussi ette. Mäns on -1100. Inglise keel 500, palun. Ütle Rooma numbrites minu sünniaasta. Kuidas see inglise keelega seotud on? See on, no pean selle inglise keele tõlkima või? Ei pea ju, siin ei ole tõlgi. MMC. Oota. Kuidas 0 on? Ei olegi ju. XX. 2002 pean ütlema XX. Sest inglise keeles on ju 20 ja nagu... Ja kas meil Rooma numbrit on? 20 ongi XX. Sest X on 10. XX. Ja 2. Noh. Aasta sinu nüüd enne. Mis on jah? Okei, MMI. Nii sinu kord. Eesti keel 500, palun. Mitu silpi on sõnas korstna pükk ja... Aitäh.
mis on 4? Kuidas? Korstnapühkija. Okei, ma ei tea. Korstnapühkija. Okei, siin on, mis on 5 silpi, nii et... Võt, okei. Kes on hästi? Nii. Matemaatika See ei ole 500 võimalik, palun. vaatama miinuseid. Leia 5 abil 31 kasutades erinevaid tehtemärke. Mis see tähendab? Leia 5 abil 31 5 abil, siis 5 ja 5 abil. kasutades erinevaid tehtemärke. Mis see tähendab? Nagu erinevaid näiteks erinevaid. Aa. Aitäh. Ma tean, mul on selline. Mis on, ma ei tea. Ketel hakkas kipitama. Ma sain kreemi. Nii, kokkuvõttes Lisette on praegu -1600, mina olen -1050. Nii, palun. Mõni taha loomad ja mingisugust võtta seega loodus, issama. Palun. Mõista, mis taim see on. Aias istub uhke emand, madal kohe vilja lai. Suvel kingituseks tema rohelised pärlid sai. Neid nüüd valvab emand aiast leiti peitnud okata, et võiks igat pärmi aiast valusasti torgata. Igat pärlimaiast. Teada. Ma ei tea. Raili. Mis on... Mis on... Oota, mis on... Hunt. Mis on karus, Mari? See on taim. Mis on hunt? -201 000. Ja mis sa kas joo? Loomad ja linnud 400 palun. Mees läheb metsa teibad seljas. Kalevipoeg. Mis on Kalevipoeg? Kes on siga? Mis on? Ketel kas võin ka pärast tulla? Nii, palun. Ma pean selle võitma. Sa võida seda. Loomad on piisab. Ühe jala peal seisab sarvega vett joob. Ma tean. Mis on kits? Kas ma võin? Ei. Kas ma võin? Ma ei luba. Kas ma võin? Ma ei luba. Mis on toonekurg? Kes on kurg? Sa ütled, No, mis siis sina ütlesid kits, prohu? Ma võitsin. Ketel, teeme teiseks. Tere imelist kolmapäeva teile. Ja mis teile nägite ainult kuldvillakut. Sest siuksel ajal mul oli kiire. Ja niimoodi oli nagu päevade jooksul tegelikult mul väga ei ole ka aega, et seda kaamerat kätte võtta. Aga ma jõuan kohe kooli ja vaatame, mis tänane päev veel ette toob. Tänasest nii palju, et kell on juba 2:30. Me ostsime veits süüa ja lähme koju praegu. Nii, täna on täpselt kolmapäeva õhtu ja ma olen haige. Jälle. Nii tore. Ei, tegelikult see on väga halb, sest mul on nii halb. Mul on 37,5 palavik. Ja ma vaatan Chris Boysi Artjomi uut videot. Nii et vaatame, mis homsed tuuled toovad. Tere lõunat või tere hommikust. Ma ütlen teile kohe nii palju ära, et ilmselt see tuleb täna mu viimane klipp. Sest mul ei ole siin hästi läinud. Mul oli öösel 39,5 palavik ja tegelikult on ka siin terve hommik olnud 39 ja 38 ja ma suure tõenäosusega magan terve päev ja üritan magada. Ja mul ei ole väga hästi, mul ei lähe hästi praegu. Ma sain testi. Siin on COVID, A ja B gripp, nii et teeme selle ära ja vaatame, mida see meile näitab. Nüüd on tehtud, natuke nutan siin. Ma olen seda nii palju elus teinud, aga ikka nagu kunagi paremaks ei lähe. Ma ütlen nii palju, et ma ise kaldun arvama, et pigem on kas gripp, B või A, siis siin ei ole nagu eraldi sõna ja B on koos. Ma ei usu väga, et koroona on. Sest ma olen 4 korda koroonat põdenud ja mul on kõik nagu korrad koroona nagu ülilihtsalt läinud. Ma lihtsalt istun oma toas, aga ma jaksan teha asju, ma jõuan olla. Praegu mul on nii, et ma olen nagu laipvoodis, sest mul on lihtsalt kõik nii valus. See on nagu
siuke invaliid tunne, et sa ei jaksa isegi nagu voodist püsti tõusta, nii et nagu see on nii ebamugav ja ma mäletan, ma olen ühe korra gripis olnud. See ei olnud tore. Nagu see on ka täpselt samamoodi siuke laiba tunne, aga see ei ole nagu, ma ei mäleta, kuidas mul palavikuga oli too gripi aeg. Et ma ei mäleta enam. Aga noh, ootame vastused ära ja siis vaatame edasi. No praeguste tulemuste järgi mul ei ole ei kumbagi grippi ega koroonat. Nii et ma olen jätkuvalt diagnoosimata haiguses. Nagu täiesti negatiivne. Mis mul viga on? Oh my god. No vähemalt ei ole gripp, aga mis mul on siis? Tegelikult mu viimase koroonaga oli niimoodi, et mul alguses testi ei näidanud. Mu toakaaslane oli koroonas. Alguses testi ei näidanud, tegelikult ilmselt oli mina ka. Ja ma viskasin selle ära, tegin järgmine päev uue testi. Vaatasin, et oli positiivne ja ma võtsin selle eelmise testi prügikastist välja ja ta oli ka positiivseks läinud. Nii et ma igaks juhuks jätan nagu selle laua peale, et äkki see ajaga läheb nagu positiivseks. Et nagu ma ei julge nagu... Et noh, praegu ütlen, et ei ole, tegelikult on ju ja siis noh, jah, ühesõnaga. Ühesõnaga, siukene väikene jutupaus. Ilmselt rohkem täna mind ei näe. Ma ei luba midagi, võib-olla näete, võib-olla ei näe, lihtsalt mul on nii kehv olla. Et ma lähen magama nüüd tagasi. Kell on 11 tegelikult, aga ma magasin öösel suht alasti, ma ei saanud magada. Sest mul alguses oli palavik nagu suht väike ja siis läks juba 38 peale. Ja ma nagu mõtlesin, ma kraadin iga tund ennast, vaatan kuidas on ja juba kell 12 oli 39,5, mis on päris kõrge. Ja siis ma pidin võtma palavik alandajat. Ja nüüd hommikul oli ka 39 ja pidin jälle palavik alandajat võtma. Ja ega ma tunnen, et mul on praegu ka palavik. Lihtsalt ma ei viitsi kraadida kogu aeg, sest ma tean, et mul on palavik. Vahet ei ole, kui kõrge ta on. Eile näiteks see 37 palavik on lihtsalt surmav, sest sul on nii külm, sa lõdised üle pea kaela, on ju. Sest minul eile oli nii, et ma alustasingi 37,5. Mul oli nagu nii külm, mul oli nii halb, ma isegi nagu vetsus käisin niimoodi lõdisedes. Ja vahet ei ole, mis mul seljas oli, ma olin tekki all, kui ikka lõdisesin, on ju. Ja kui 38 peale läks, siis oli nagu siuke okei, ma ei tundnud nagu otseselt midagi ja ma ei tundnud, et mul oleks palavik, kuigi mul oli. Ja 39 oli üldse see, et mul oli palav. Et nagu kuigi see on päris kõrge temperatuur, aga mul oli palav. Et ilmselt nagu see kuidagi mängib rolli, nagu ma lähen nüüd tagasi magama, ega mul väga hea siin ei ole. Nii et aitäh, et olete minuga, et te vaatate minu haigusteekonda juba teist korda järjest. Ma ei kavatsenud üldse, et see vlog siia välja jõuab haiguseni, sest ma ei teadnud, et ma haigeks jään. Aga vaatame, sellest tuleb päris pikk vlog, aga kuna ma iga päev olen nii vähe filminud, siis see on nagu mingi 3 nädala vlog. Noh, nüüd saab nädal täis ju. Täna homme reede, ma alustasin vlogi pühapäeval. Esmaspäeval ma vist üldse ei filminud. Ma ei mäleta, mul on ajus nagu räige auk, sest mul nagu nii vastik on. Nii et aitäh, et olete minuga ja näeme juba siis, kui ma uue videoklipi teen, sest ma ei tea, kuna see on. Davai, tšau. Hello, täna on reede. Pole näemugi, mis kuupäev. Mul on väga valus rääkida ja väga valus neelata, nii et ma ei tea, palju ma siin teiega rääkida jaksan. Aga enesetunne on nagu, ütleme, 1 korra või 2 korda parem kui eile. Ma issand jumal, mu hääl. Mul on kurk nii valus, sest ma ei suuda neelata. Ühesõnaga, enesetunne on parem, mis ei ole parem, on kurk. Ja palavik on alla läinud, mul on juba 37 peal palavik. Ma suudan nüüd veits kõndida, ma käisin pesus, ma suutsin käia. Eilse tundega poleks suutnud. Aga ja grippi mul ei ole, vähemalt testi järgi.
teeme täna uue, vaatame, mis täna näitab. Aga lihtsalt mu kurk, ma ei saa aru, mis asi see on, mu kurk lihtsalt see, kas see nii paista, siis ma ei suuda neelata või mis sellega on, aga lihtsalt neelata ma ei suuda. Ma üritan siin vett juua, aga kuna mul on neelata nii valus, siis ma ei taha juua, sellepärast, et mul on valus. Ja ma üritasin ka siin hommikul teed juua. Ma jõin selle tee ära, aga väga ebameeldiv oli, sest mul on nii valus. Aga üldiselt on kõik juba parem, välja arvatud kurk. Nii et need on tänased lood ja vaatame, mis tänane päev edasi toob, ega ma ei usu, et ma rohkem filmin, lihtsalt haige olemine on nii halb, eriti see, mis mul praegu on, sest ma olen diagnoosimata haiguses praegu ja ma pole õrna, mis mul viga on. Üks asi veel, mul on järskude liigutustega hakkab pea valutama, niimoodi, et kui ma näiteks, ma olen enamus ajast voodis, on ju, täiesti pekkis mu hääl, see on nii veider. Nagu ise kuulata seda. Ühesõnaga, ma olen enamus ajast voodis ja ma ei ole voodist väljas käinud peale vetsu, nüüd pesemise ja ma suutsin isegi täna lõpuks riided selga panna. Muidu ma olen siin üldiselt magamisriietega olnud. Aga ja kui ma tulen näiteks voodist püsti, siis mu pea nagu ta teeb siukse järsku, nagu siukse kliki ja siis ta valutab korra mingi aeg ja siis ma vahepeal nagu niimoodi, ma näen, et mu seebikas üks naine teeb niimoodi, kui ta pea valutab, siis ma teen ka ja see muidu töötab. Nagu see ei aita valu ära võtta, aga see nagu leevendab seda ja siis ta läheb hästi ruttu nagu ära. Aga jaa. Ma ei saa, see on nii valus. Ühesõnaga, siuksed on lood tänased. Vaatame, mis saab edasi, kas ma saan selleks nädala lõpuks terveks või ei saa. Mul mingi kahtlane asi siin, ma ei tea, kas minuga midagi juhtunud või ma ei tea üldse, mis toimub. Saad aru, ma olin eile nii kadunud. Ma eile magasin ja meil on tavaliselt esmaspäeviti kell 4 tantsutrenn. Ja siis mu toakaaslane Eva, olete näinud teda küll, ta oli voodis. Nii kell oli mingi, me liigume tavaliselt 45 on ju. Ja kell oli mingi 15.24 ja siis ma vaatasin, et ta ei ole veel riide. Siis ma küsisin talt, ma ei küsinud temalt, vaid ma küsisin Lisetelt, kes elutoas oli. Siis ma läksin vetsus, ma küsisin, et teil ei olegi täna tantsutrenni või. Ja siis ta küsis, mis tantsutrenni. Siis mõtlus meelde, et isegi esmaspäev ei ole. Nii et ma olen nii lust, lihtsalt ma ei saa. Aga ma ei taha rohkem oma kurku piinata ja vaevata. Ma tänan jätkuvalt, et te minuga sellel teekonnal olete. Väga raske on praegu, aga me saame hakkama ja me saame terveks. Vähemalt ma loodan. Ma ei taha haige olla. Nii vastik on. Nagu kõik valutab. Ma olen nii palju voodist, mu selg, kõik valutab. Mul isegi siin nagu midagi valutab. Ma olen nii... Ma tunnen ennast nagu mingi voodihaige või invaliid. Ärge üldse pange tähele, mis mul toimub. Ma ei ole viitsinud tegeleda selle. Täpselt siuksed mu päevad on. Ma ei viitsi mitte midagi teha praegu. Võt, aga tänan, et olete minuga ja jääme juba järgmises videoklipis. Nii, olen siin voodis ja vaatan nüüd YouTube'i ja ma rääkisin Evaga ja ütlesin talle, et ta tooks mulle poest mõningaid asju. Ja siis mul tuli meelde, et ma ei suuda neelata. Ja ma saan võib-olla ainult banaani nätsutada. Nagu titad söövad, vaata. Ja kõik asjad, mis mul seal olid, ma ilmselt ei suuda süüa neid täna. Kuigi täna ma nagu juba tunnen, et ma tahan süüa. Eile ma ei söönud terve päev mitte midagi. Nagu mitte midagi, absoluut mitte midagi. Nagu, et äkki siis täna midagi läheb alla. Hello, täna on laupäev. Jah, laupäev jah. Enesetunne on juba fine. Palavikku on siuke kõigub 36-37 vahel, vahepeal 37. 38 olnud ei ole, 37 vist veel ka ei ole olnud. Ja mul ainult kurk ei lähe paremaks. Ja nii ongi. Ja siis me nüüd vaatame, ma leidsin ülilaheda saate YouTube'ist nagu #pind. Seda on kahjuks ainult 3 osa üldse tervest 10 osast vist. Ja nii kahju, sest see on nii lahe. Nagu see 3 osa, mis ma vaatasin, see oli nii lahe. Ja seda ei näe mitte kuskilt. Ma olen vaatanud Teliast, Go3-st, YouTube'ist, Jupiterist. Kuskil ei ole seda. Et ma ei tea, kas see üldse on kuskil leitav, vaadatav, aga kui keegi teab, kus seda vaadata saab, siis võib mulle julgelt teada anda, sest ma väga tahan vaadata, see on nii lahe.
minu lemmik on Markus, keda kehastab Rinel Pius. Noh, ma sõin magustoitu ja mul läks natuke peale, ärge vaadake, kas on maastikamuus. Ja nii, ma ei saa niimoodi. Ja ma sõin täna 3 päeva jooksul esimest korda nagu soolast toitu. Ma sõin eile ainult banaani ja šokolaadi. Ja krõpsu ka, neid vigurikrõpse, aga näiteks täna mul kartul alla ei... ta läks alla, aga mul oli nii valus neelata, kuigi ma söön neid septolette kurgupastille, siis ikkagi valus, nagu ülivalus on neelata. Aga vaatame, kuidas homme on ja sellest homme saab reaalselt nädalane vlog. Nii et ühesõnaga, teil saab väga huvitav seda vaatama olema. Hello! Täna on pühapäev vist. Tänaseks on mu vlog kestnud nädal aega. See ei olnud plaanis nii, aga juhtus nii. Mis täna teinud olen? Ma sõin hommikul isegi mingi 5. päev vist, kuna ma ei söö hommikuti täna sõin. Ja nüüd koristasime natuke. Tahtsin küsida, kas veel laulumise, et sulle tegema? Jah. Ja isegi juua suudan nüüd. Aga ega mitte tore ei ole. Vot, ma tegin täna mingi haige patsi ja ma vaatasin, ma panin tähele nagu, et mul on siin nagu leierid nendel. Appi, nagu, kui te näete, siis nagu ühesõnaga leierdab. Nagu siin on mingi ülilahe. Mu hääl on väga teistsugune. Oi, siin käib mingi tubakas. Ühesõnaga, niimoodi on lood. Ja vaatame, kuhu me veel edasi jõuame. Võib-olla ma lõpetan täna vlogi ära ja äkki see jõuab täna ülesse ka. Vot. Teate, ma arvan, et ma ei lähe selle vlogiga pikemaks ja ma jätan selle nädalaseks vlogiks. See oli üks suur väljakatsus. See oli üks, oi päike tuli välja, see oli üks suur katsumus minu jaoks, sest ma ei filminud väga, ma ei jõudnud, mul ei tulnud meeldegi, et kaamera kätte võtta, sest ma jäin haigeks. Olen tegelikult veel siiani veits haige ja mu hääl ei ole normaalne. See ei tule ilmselt, ma loodan ikka, et see tuleb tagasi, aga nii ta on läinud ja ma loodan, et teil on tore vaadata ja et me näeme juba järgmises videos, mis ei ole äkki nädalavlog. Vot, aga aitäh, et vaatate ja kui teile see video meeldis, pange thumbs up ja ärge unustage ka followda. Tšau!